Tere, te vaatate saadet Horisont. Mina olen selle saatesarja toimetaja Erik Poltovski. Me tahame täna teile rääkida jõuludest, sest käes on toomapäev 21. detsember. Ja kes saab ikka Eestis paremini jõuludest rääkida ja kes nendest asjadest kõige rohkem teab, kui kunstiajaloone Jüri Kuuskemaa, kes on vist selline mees, kes kõiki kroonitud peid ja suuri presidente on Tallinnas juhatanud, ekskursioonil teinud. Ja teiseks on meil siin Jaan Tammsalu, kes on Tallinna praost, Eesti Evangeelse Luteruse Kiriku praost. Ma peaksin küll vabanduseks ütlema, et härra praost on kahtlemata, nagu nüüd öeldakse, edukeeritum, eks ole, jõulude asjus. Et mina aga mäletan võib-olla neid vanemaid aegu, mis olid enne kristlust paremini. No ta on lihtsalt nii palju vanem mees ja me just rääkisime ennist, et nendest vanematest aegadest võiks tema rääkida, sest ta mäletab neid paremini. Niisiis räägime jõuludest ja jõuludest kui rahupühast, mis on seotud ka kristliku maailma kõige tähtsama sündmusega, Kristuse sünniga. Vanasti olid jõulud nii püha aeg, et isegi sõda, näiteks esimese maailmasõja ajal peatati ja ei kellegi maal said vaenupooled kokku. Selle peale küll kindralid ja poliitikud vaatasid viltu, aga sellegi poolest, kui püha see aeg on? Tallinnas ei hukatud isegi surmamõistetud kurjategijaid jõulude ajal. Neile anti ka veel armuaega, aga härra praost võib-olla täiendab mind. Ütleme nii, et eks aegades ju see kõik muutub ja tänagi sõltub see väga inimestest. On neid, kes juba pikalt enne jõule võtavad sõna ja ütlevad, et neile see üldse ei meeldi ja see võiks üldse ära jääda ja nii edasi. Ja on neid, kes ütlevad, et nad ootavad seda suure igatsusega. Nii et ma arvan, et see on igal ajal nii olnud, kuigi võib-olla nendel väga vanadel aegadel oli väga vähe neid, kes ütlesid ja mõtlesid, et see aeg nendel üldse ei meeldi. Ja pomme ei valmistanud keegi jõuludeks, eks ole, nagu nüüd paraku mõned ekstremistid teevad. Rahupühad on meie traditsioonis väga tähtsad pühad. Kas eestlaste kohta saab öelda seda, et me oleme jõulusku? Mina nii ei ütleks. Üldse see eestlaste usuline positsioneerimine on üks väga tänamatu töö ja ma olen järjest enam näinud inimesi, kes püüavad nagu võib-olla väliselt jätta endast sellist muljet, et nad ei ole absoluutselt, neil ei ole usuga mitte mingisugust pistmist, nad hoiavad sellest eemale, aga kui me nendega neljasilmal pikemalt rääkima hakkame, siis tuleb välja, et tegelikult on asjad enda sees päris hästi paigas ja sellist välist poosi on nendes asjades palju rohkem. Kui me mõtleme kas või selle peale, et tänasel päeval on Eestimaal üle 50% inimestest ristitud, vene rahvusest natuke rohkem, eesti rahvusest natukene vähem, siis eks see ka midagi näitab, et me tuleme ajast 50 aastast, kus see oli üsna ohtlik ja nii edasi, alates 57. aastast kindlasti. Ja ometi on see kuidagi vaikselt ära tehtud, nii et midagi ikka seal kuskil on. Ja kas me oleme jõuluusku? Ma arvan, et jõulude ajal tõesti käib kõige rohkem inimesi kirikus. Iga detsember, näiteks Tallinna Jaani kirikus käib 28 000 inimest erinevatel üritustel. Et see uskmatu rahvas kipub nagu väga kirikusse ja meil on väga keeruline leida mõnda aega, meil teha mõnda restimist või matust kirikus, sest lihtsalt nii palju on kontserte, nii palju on koolide teenistusi, jumalateenistusi, nii palju on kõik sugust. Inimene igatseb kuidagi see hingeigatsus sellel ajal lööb nagu rohkem lõkkele kui tavaliselt. Aga ma vabandan, jõuluusul on võib-olla mitu tasandit ja suundumust ning võib-olla üks meile eestlastele iseloomulik on see, et kui inglased ütlevad Christmas, venelased ütlevad Rождество, Kristuse sünd, sakslased ütlevad Weihnachten, pühitsetud ööd, siis meie eestlased ütleme jõulud. Ja kust see tuleb? Sellel oli Kristusega kõige vähematki pistmist. See tähendab viljavihku ja see on tulnud vana, eks ole, Skandinaavia keeltest, kus rootsid siin ütlid juul. See tähendab, et jõulud on viljavihk, mis esimesena või viimasena viljakoristusel
võeti, pandi seisma ja siis, kui oli jõululaupäev ja inimesed olid pestud ja käsitud ja kirikus käinud muide ka, selle järel läks pereisa välja tarast ja küsis, kas jõulud võivad tuppa tulla ja kõik karjusid rõõmust ja siis tuli peremees selle viljavihuga, pani ta au kohale, kallas talle õlut, see oli nagu paganlik rituaal ja ma ei tea tõesti, eks seda ei tea mitte keegi, kui kaua see jõuluusk ülekaalus oli see viljavihk, mis pidi sümboliseerima siis viljakust, eks ole, ja edu ja õnne oli jõulude niisugune põhiline sümbol kirikus käimise järel. Ja ma usun, et kui meie kallid esivanemad kui õppisid vaatama taevast, eks ole, taevalaatust ja tähtede liikumist ja nad said aru, et ühel päeval on päike seniidis, siis nad olid õnnelikud ja ühel päeval oli päike madal seisus ja 4 ööd oli päike nüüd pesas linnutee 2 tähekülviharu vahel ja siis, kui pärast seda 25. detsembril päike hakkas natuke kõrgemalt liikuma, siis inimesed said aru, et päike on nagu taas sündinud oma haigusest jagu saanud ja pole karta, et päike ära sureb. Aga sellel ajal vahetult, kui päike oli haige, just need jõulutüklipäevad, siis oli inimestel vaja kuidagi aidata kaasa, et päike ei kustuks. Ja siis oli vaja teha tuld ja teha ettevalmist, teha midagi head. Ja see oli üks niisugune hoiak, mis nähtavasti on aastatuhandeid vana, ammu enne kristlust ja ka hiljem see sulandus kristlusega niimoodi toredasti kokku, et ongi saanud see, mida meie tänapäeval seostame kiriku koduga ja siis samuti ka advendi aja väljundiga ühiskonda, eks ole, sidususega. Ma olen sellega päris nõus, et kõike seda on tehtud, aga kui ma olen inimeste käest küsinud või õigemini on inimesed minu käest küsinud, näiteks matustega seotud, et mis pidi neid kuuseoksi panna, kui kodunt välja minnakse ja nii edasi, siis ma näen, et tahetakse asju teha, aga tegelikult nende tähendust ei tea ja ma arvan, et Eestimaal neid, kes asjade tähendust, seda algset tähendust teadsid, oli ka 100 aastat tagasi umbes sama palju kui tänasel päeval, et minu kõrval istuv inimene ja veel võib-olla 50 inimest või siis küünalde süütamine hingede päeval. Ma olen ikka öelnud inimestele, kes on minu käest küsinud, et kuidas seda küünalt süüdate ja kas süüdate. Ma olen öelnud, et kui närvid on korras, pange põlema. Kes nad on küsinud, et mis siin närvidega pistmist on, aga mõtlen põhjus, miks küünal süüdate aknal, on olnud see, et kutsuda neid siia ja kui sa oled nendega valmis kohtuma, kui südametunnistus on puhas, kui kõik on hästi, kui pärand pole laiaks löödud ja nii edasi, siis pane küünal põlema, siis mõeldakse, et kuule, ma vist ikka täna ei pane. Aga asju tehakse, tõepoolest tehakse, aga kui palju, te libisesite üle sellest, et kirikus käidi ka ära ja siis oli see oluline asi. Ma arvan, et see ärakäimine 2 tundi kirikus, külmas kirikus istumine ei olnudki niisama lihtsalt ärakäimine, see oli ikka päris tõsine ettevõtmine tollel ajal ja võib-olla need viljavihud ja need kõik asjad, et see on see, et kuhu me selle aktsendi paneme. Ja ma lõpetan võib-olla selle monoloogi nüüd sellega, et ma olen ikka öelnud, et vaadake, Mats alati on tubli mees, ei kedagi ta pelga ja sealt läheb see laul edasi ja siis tuleb äkki, et ta võtab mütsi 2 kohas maha. Kodus ja kirikus, ei iial mõisõues. Ja seesama Mats, kelle kohta öeldakse, et tema käis kirikus läbi, aga tegelikult ta sealt midagi ei leidnud ja nii edasi, aga viljavihust leidis. Ma pigem arvan, et mõlemad pooled olid tähtsad ja üks ei söönud nagu teist tol ajal, nii nagu Karjakiriku selles kooriruumis on paganlikud sümbolid, altari peal on krutsifiks, need asjad on väga ilusasti omal ajal põimunud ja ma usun seda, et on olnud mõlemad Eesti rahva usundlikus maailmapildis nii seda vana kui uuemat, aga ma arvan, et nad ei olnud sellises vastuolus nagu mõnes Eesti mehes, kes käratab mulle, et tema on taarausku. Kui ma küsin, mis ta taarausust teab, siis ta ütleb, et automaadis on mingid pudelid on 12 senti ja mingid 3 senti ja nii edasi, aga ta rohkem tegelikult ei teagi. See ongi tema selline nivoo.
mitte nii, nagu on teie nivoo väga kõrgel nendes asjades. No ma tänan komplimendi eest, aga kuna mina olen kuuskema, siis jäi mulle kõrva härra Prasti kuuseokste nimetamine. Ja sellega see teadlikkus sellest on ju ka väga huvitav. 200 aastat tagasi, kui Tallinna hakkasid tulla vene aristokraadid, tutvuda gootikaga, eriti romantikaga, mida Venemaal ei olnud, ja kui nad jõulude ajal sattusid, nad imestasid. Kõik lumehanged olid kuuseoksi täis torgitud. Küsisid, kas teil olid asja, linnas oli katk või väga palju matuseid, et neid kuuseoksi siin nii palju on. Nad ei saanud aru sellest kuuse tähendusest. Nii et erinevalt on maadel erinevalt. Nõukogude ajal käidi kirikus tihtilugu lihtsalt protesti pärast vist jõulude ajal. Igatahes massiliselt olid kirikud inimesi täis vist vähem kui tänapäeval või on valesti võrreldud? Ütleme nii, et küllap mingitel ajajärkudel oli rohkem inimesi kirikus nõukogude ajal, jõulude ajal kui tänasel päeval. Ja kas ta oli protest, omamoodi protesta võis olla, aga teisalt oli see julgus sel ajal massiga sai minna. Nägu ei jää nii hästi meelde. Ma olen tolleaegset uurimisorganite tööd uurinud oma diplomitöös ja ma tean, et oli 3-kordne kontroll. Parteikomitee kontroll, spetsiaalne kirikute kontroll, täitekomitee oma, täitekomitees oli spetsiaalne komisjon, kes siis sellega tegeles ja igal kirikul oli oma nuhk. Ja siis oli veel KGB oma ja nad esitasid siis oma ülevaateid ja neid ülevaateid võrreldi, kui oli ühes samas sündmusest kirjutatud, siis kutsuti välja see täitekomitee oma ja öeldi, et sa ei ole sellest kirjutanud, et see inimene ka oli. Ja kogu aeg oli selline hirm ka kontrollide enda hulgas. Ja nüüd tavalistel pühapäevadel oli seal 20 inimest, kõik sai üles kirjutada. Aga jõulude ajal oli juba nii palju, et see asi lugemine läks sassi. Ja mõnede koolid õpetajad olid sunnitud seisma kirikukse juures ja passima, ega tema kooli õpilasi läheks sinna ja siis nimed üles kirjutama. Ja samuti ma olen kuulnud, et mõnedes peredes ei juletud jõulukuuske korteris jätta varjutamata, siis tuli panna ette tumekardin, muidu kompetentsed organid äkki saavad teada, et mina tähistan perekonnas reaktsioonilist jõulupüha, mitte näärisid ja siis sa saad miinuspunktid endale anketi. Aga ma tahan siiski lisada seda, et kas ma ei ole nagu tajunud seda, et see väga protest oleks olnud, et täna me nimetame seda protestiks. Need inimesed, kes mul on rääkinud, et nad on lapsest peale jõulusid pidanud, kuna vanemad pidasid, vanavanemad pidasid, nad ei räägi mitte midagi protestist, et kui küll me protestisime. See oli nii loomulik. See läks lihtsalt kaosa ja eelkõige olid need inimesed, kes olid Siberis ära käinud. Sest need, keda Siberisse ei saadetud, kartsid, et nende kord võib järgmine olla. Väga paljud nendest inimestest, ma nüüd natukene nii-öelda liiga palju lahterdan inimesi, aga need, kes jäidki koputust ootama, kartsid tihtipeale rohkem. Ja need, kes olid ära käinud ja ära töödeldud, tulid tagasi, tulid leeri, tulid laulatama. Ja ma arvan seda, et väga paljudes kodudes siiski oli see nii enesest mõistetav, et mitte keegi ei öelnud kellegile, lähme nüüd protestima, vaid lihtsalt mindi ja ei mõeldud selle peale, kas sellest mingit probleemi tuleb või ei tule. Perekondlik tava. Jah. Tavade edasi kestmine ja julgus neid lasta edasi kesta isegi trotsides kõike. Jüri Kuuskama, mis ajast jõuluid tähistatakse maailmal üldse? Selles osas ei ole neid sinaseid allikaid, mille järgi me saaksime seda öelda, sest ma arvan, et jõulusid tähistati siis, kui polnud kirjaoskus palju üldse tekkinudki, mil isegi egiptlased ja mesopotaamlased ei olnud neid hieroglüüfe või piltkirja välja töötanud, aga ilmselt vaadake, eks ole, kald- ja tähetargad, eks ole, kes väidetavasti käisid ka Kristuslast selle Petlemma tähe järgi otsimas, et uus maailma valitseja on sündinud, nagu me loeme Uuest testamendist, eks ole, et nad pidid seda taevast, oskasid märgata juba aastatuhandeid varem. Ja siis ilmselt ikkagi ma arvan, et tähistati neid suvist ja talvist pööripäeva, et need olid aasta kalendri kõige tähtsamad puhad, mis seostati siis parajasti moes olnud jumalatega, eks ole, nii seal Mesopotaamias kui Egiptuses ja mujal. Ja muidugi, eks meie kallid esivanemad siin, kes tõesti olid kunagi sellist loodususku, mida me praegu taarausuks tinglikult nimetama, nendel pidid olema ka ikkagi
väljapool kahtlust, et üks jumaldatav objekt oli päike, üks siis oli kuu ja samuti pikne, sest kujutame ette, et meie ratasristid, eks ole, mis on kalmistutel vanad, need koosnevadki kahest elemendist. Ühelt poolt on siis see päikeseratas, mis seda eluringi ja valgust käestab ja nad on niisugusel jalal, mis on nagu taaravasar. Sest kujutame ette, eks ole, kui päike on eluandev ja valgustev ja soojendav, aga kui see on liiga palju, siis ta kuivatab, kõrvetab ja tapab. Ja vastukaaluks peab olema pikse jumal, kes lööb oma vasaraga taeva väravasse, need kõmisevad, sädemed lendavad ja taevaärad avanevad, siis tuleb maale viljastav vihm ja elu saab kesta. Need olid, ma usun, kristluse eelse niisuguse meie muinaseestlase peamised taustamisobjektid ja samuti hindamine, et loodus on elus, et on hinged on ka, hing on mitte ainult inimestel, vaid ka loomadel ja taimedel, isegi kividel. Selline polüteistlik usund, mida võib olla kõige paremini kiriku ajaloos Assisi Franciscus on keha väljendanud niisugust ka looduse kummardamist, pidades ütlusi lindudele näiteks, eks ole. Samas ka asi, millega ma olen väga palju tegelenud, keldi kristlus ja keldi palved, võnnistussoovid. Just hiljuti jälle ühte ettekannet sellel teemal pidades ja olen 3 raamatut välja andnud, mida on väga-väga palju siis Eestimaal, sellel uskmatul Eestimaal 12 000 keldi palveraamatut on maha müüdud. Valdo Raud on neid tõlkinud, mu hea sõber. See on ka väga selge märk sellest, et keldi kristlased väga võtsid kogu selle loodu, mis ümberringi oli rohuni lilledeni välja oma palvetesse, oma hingusesse. Ja ma arvan, et see on eestlasele ka väga omane, et me oleme natukene erinevad kui indogermaanlased, me oleme natukene rohkem võib-olla selle looduse ligi olnud tõesti läbi paljude aastasadade. Aastatuhandet isegi võiks öelda. Jüri Kuuskamal oli seal raamatus, mis tal ees laua peal on üks illustratsioon sellest, kuidas vanad roomlased jõuluid tähistasid või kus kohas tegelikult või kuidas see kristlus selle päikese kummardamisega seotud on? Vaadake, vanad roomlased pidasid jumalaks ka päikest. Sol Invictus, võitmatu päike, oli nende jumal, kelle püha sünnipäeva peeti 25. detsembril ja sel puhul kaunistati nii templit kui ka elamuid roheliste okstega. Need olid palmioksed. Ja siis kui kristlus oli, varakristluse ajal kristluse sünnipäeva ei tähistatud, aga aastal 356 tuli kokku kirikukogu ja arutasid, et kuidas oleks võimalik neid inimesi, kes ikka veel on Olümpose jumalate usku, et kristluse juurde tuua. Et võib-olla oleks otstarbekas nendel päevadel, mil need nii-öelda Rooma paganad on harjunud pidutsema, anda neile päevadel uus sisu. Ja siis otsustatigi, et suvist pööripäeva tähistagu Risti ja Johannese sünnipäev ja talvist pööripäeva. Ja sellest juba selle pööripäeva järgset päikese liikumist, taaselustamist Jeesus Kristuse sünnipäev. Nii et tõesti, see on otsustatud aastal 356 ja hiljemgi on Kristuse kohta öeldi, et kui päike on füüsiline valgusti, aga Jeesus Kristus on vaimne ja hingeline valgus, nii et selle tõttu on tema ülevam, kui on päike ise. Ja selle tõttu kujutatigi kunstisti mõnigi kord veel keskajal, siin on 12. sajandi joonis, mil Kristuse pea juures on kiri Sol ja tema pea ümber on nii palju neid kiiri, et see ongi ühtlasi ka veel päikese jumal. Nii et kuidas need asjad kokku olid, hiljem on muidugi see päikese jumala osa muutunud, aga sealt ta tuleb. Tähendab, praegusel ajal ei teata, millal Kristus
sündis ikkagi väga täpselt härra ei tea. Praast vabandab mind, aga ma arvan, et aastal 356, kui kirikuisad kokku tulid, keegi ei mäletanud, millal Kristus oli sündinud, et minu teada siis Nii vanu mehi seal ei olnud. Pakuti veebruarist kuni detsembrini erinevate argumentidega. See on puht kokkuleppe asi Kristuse sünnipäev, et me tähistame seda just nüüd. Just, see on selgelt kokkuleppe asi ja siin ei ole ka Idakirik on ju väga erinevatel aegadel Jeesuse sündimise päeva pidanud ja peab ka täna, eks ole, vana kalendri järgi veidikene hiljem. Küll see on olnud 6. jaanuar, praegune 3 kuningapäev Lääne-Kristluses, küll see on olnud 25. märts, mis on Paastu-Maarja päev täpselt 9 kuud enne 25. detsembrit. Aga see päike ja Kristus, jah, Jeesus ütleb, mina olen maailma valgus ja looja on loodust üle kindlasti. Nii et need asjad minu meelest on kirik väga targasti teinud, et ta on ühildanud olemasoleva olnu ja praeguse, et siin on müts maha nende ees ja tõepoolest 356 sealt tagasi võtta keegi ei mäletanud, aga leiti, et see on vajalik. Ülestõusmispühad olid kiriku jaoks hästi tähtsad. Aga ühel hetkel, kui Kristus hakkab nii-öelda massidesse jõudma, hakatakse küsima, et kuule, aga millal ta siis sündis? Ja see on kokkuleppiline, selgelt kokkuleppiline. Aga selles on sarnasus paavst Gregorius Suurega, eks ole, kes ütles preestritele, et minge ja rääkige nendele paganatele, et püüdke neid ristida, aga ja püstitage templid sinna, kus nad on harjunud varem koos käima. Nii et nii tekkisid paganlike templite ja pühakodade asemele kristlikud kirikud ja nii on paljudes kohtades ka Eestis, nii on, nagu on tuvastatud, eks ole. Usuline järjepidevus, aga usu sisu ja vorm muutus. Räägiks ühe ilmatu huvitava asja, nüüd praegu kohe saates ära, kui meil on veel praegu palju aega rääkida. Jüri Kuuskemaa avastas raedokumentidest põnevaid kirjeid seoses Tallinna jõulukuusega 1441. Kas nüüd lõpuks see Riia linna ja Tallinna linna vaheline vaidlus lõpeb ära ja asi on otsustatud Tallinna kasuks või kuidas? Vaadake, ma kõigepealt vabandan, see oli Eugen von Nordbeck, Tallinna aristokraat, kes raearhiivist leidis millalgi juba 1880. esimesel aastal sissekande, et raearve raamatus seisab sissekanne, et meestel on makstud puu toomise eest Raekoja platsile. Ja see on kõige vanem kanne, kusjuures Anu Mänd ütles mulle, et sellega ei maksa väga hõisata, et seal pole öeldud, mis puu see on. Kuna ürikus polnud, kuusokkaid polnud. Kas oli 1441 või on see veel varasem? 1441, jah. Aga riiglased hakkasid kiitlema 1510. Eks ole, et need leidsid 1510, et see on maailma kõige vanem jõul. Aga meil oli see komme juba nii kaua kestnud, et ta hakkas oma pidulikust ja pühalikkusest midagi kaotama selleks ajaks 16. sajandi alguses. Et Raad andis välja määruse, et kuusel on roppude laulmine keelatud. Laulda võis, aga repertuaar pidi olema ikka pühalik ja vaga. Nii et see oli 1513 ja on teada, et Mustpeade vennaskonna põhimääruses aastast 1522 on ka sõna-sõnalt öeldud, et kuuse kandmise eest vastutavad 2 venda igal aastal, et seda korraldatakse. Seda korraldati tõesti niisuguse väga etenduslikult. Praegu öeldakse selle kohta vist performants. Mustpeade maja ees rivistus kogu see seltskond, muusikud, linnamuusikute kompanii, löödi trumme, puhuti pasunaid ja siis ringtantsu tantsides kätes kinni hoides liikus see pidulik rongkäik Raekoja platsile, kusjuures ma olen mõelnud, et kui pikk suurt kuuske võivad mehed kanda. Praegune kaalub 2,5 tonni, eks ole, ja on vist 17 meetrit kõrge, vahepeal on 25, seda ei suuda. Aga ma mõtlesin, et üks 6-7 meetrit, kui need alumised oksad kinni siduda, et siis seda on mõni mees võimeline kandma. Ma arvan, et me toome Tallinna Jaani kirikusse kuskil 8-meetriseid 2 kuuske ja me kanname nad sisse käsitsi. Mitmekesi. Ja ma arvan, et meid on umbes 10-12. Nii et isegi sellise kuuse kandmine
võtab päris võhmale, olen seal mitte ladva pool, vaid just seal tüve pool olnud ja ma tean, et ma olen mõelnud, kas ma sinna Aktarite välja jõuan või ei jõua. Aga üks asi on jäänud mõistatuseks, vaat see siin on Baltasar Russov oma Liivimaa kroonikas peatükis Hea vana aeg kirjeldab, et vastlapäeval pandi kuusk, ehiti lilledega, lilled võisid muidugi paberist eridest olla, küünaldega, ja siis hakati tantsima, laulma, laskma rakette ja siis pandi see kuusk ka põlema. Nii et see oli nagu paganlik tuleohver ümber selle põleva kuuse hämaruses ja sellega lõppes siis jõuluhooaeg, sest et siis algas ju paast, eks ole. Ja praegu luterlased paastu ei pea, eks ole enam, aga jõulu eel katoliiklased peavad tänini paastu, eks ole, adventiaeg on paastuaeg ja esimesest pühast algab südaööl. Algab söömine. Enne liha süüa ei tohtinud. Ei see olnud nii, et jõululaupäeval juba vitsutasid verivorsti ja siis sealiha või hane vaid alles südaööl. See oli siis see püha öö ja siis oli see pidutsemine, eks ole, linnas tsükkel kestis 3 kuningapäevani. Siis algas jälle argielu, aga maal öeldi niimoodi, et viimane jõuluõlu tuleb ära juua küünlapäevaks, teine veebruar, eks ole. Aga nii, et siis vastlad tähistasid, et see jõulutsükli söömise võimalus, süüa kõike, mida on, nautida, küllustust, rõõmu tunda, sai otsa ja siis uue paastu ajal võeti viimast ja ma ei tea, et kas see kuusk, ilmselt oli siis 2 kuuske, eks ole, üks oli jõulukuusk, mis võib-olla tõenäoliselt võeti maha 3 kuningapäeval, teine oli vastakuusk. Aga üks asi veel, mis on rahvausundis meile eestlastele väga huvitav, jõuluööl jäi toit kogu aeg lauale ja öeldi, et tuleb süüa hästi 7 korda. Ja mida rohkem sa sööd, seda rohkem tuleb järgmisel aastal kõike toitu juurde, taimed kasvavad ja loomad sigivad ja nii edasi. Et see eestlastele ei ole omane niisugune raiskav prassimine, aga see jõuluöö oli määratud selleks prassimiseks, maagiline prassimine, et saavutada viljakust ja edu. Ma arvan, et see on mitte ainult meil, mul on abikaasa ema poolt nii-öelda lätlane ja tema räägib 7 toidust jõuluõhtul väga-väga selget keelt ja meil ei tule kõne allagi, et oleks 6 või 5 või 4. Ja teisest küljest see advendiajaks pidamine, küll ma igatsen, et ka meie maal see mõistus pähe tuleks, et jõulud ei algaks juba jaanipäeval, et püha öö ei lõugaks kuskil kaubanduskeskustes juba kuskil siis ütleme septembris või oktoobris, et oma kaup kiirelt maha müüa, pähe määrida ja nii edasi, vaid et advendiaeg võikski olla see vaikne aeg, rahulik aeg, et kõik ei sooviks üksteisele juba head jõuluaega ette ära kuu aega, no kui mulle sünnipäevaks juba maikuus öeldakse palju õnne sünnipäevaks, ma ei tea, ma küll olen üsna pettunud, mul on märtsikuus, et see võiks olla nii, et advendiaeg võiks natuke rahulikum ja vaiksem aeg olla ja see paastuaja mõte on vaikselt ka luterlusse uuesti tagasi hiilinud ja üsna paljud luterlased juba on seda hakanud päris tõsiselt võtma. Et 21. detsember, milles me täna siis selle saatega oleme, et see oli jõulude sisse helistamise päev. Enne seda ei olnud jõulusid, ei olnud head jõuluaja soovimist, midagi taolist, vaid 21 on siis toomapäev, jõulude sisse helistamise päev ja sealt edasi. Ja siis kestab ta pikalt, aga meil on nõnda, et 25 ja juba on kõik õnn ja rõõm on läbi, nutitelefonist pole enam mingit rõõmu, 5 minutit on olnud rõõmu ja siis on see ka jälle otsas, käime kirikust ka läbi, ma olen siin, kuule, ma olen korraks kirikus, ma tulen kohe välja, kõik tehakse kuidagi ära, kingitustest rõõmu väga palju ei ole ja lõppkokkuvõttes on ikka tühi tunne. Ma arvan, et ka kirikutesse tulemine, tihtipeale massidest tulemine näitab ära, et meil on ikka see hingetühjus nii suur ja sellel ajal me kuidagi hakkame tajuma, et me vajame seda hingetoitu, et see inimese loom saab edama hingest koolt kandma ja kui sa ei ole ka aastaega kandnud ja teised kõik kuidagi lähevad, siis lähed ka kaasa. Aga osadel on nii, et see ei mõju, osadele mõjub väga hästi. Annaks Jumal, et iga asi oleks omal ajal, siis meil oleks rõõmu ka tunduvalt rohkem. Vaat minu teada nüüd ütleme adventia niisugune karmimalt väljendatud kiriklik sõnum on.
kahetsege pattu ja parandage meelt. Aga ma arvan, et see peaks ikkagi tõesti olema kommertsialiseerimise ära hajutatud ja tõesti, et me mõtleksime oma ligimestele, eks ole. Te ütle küll teeni Jumalat, aga advendiaja mõte on sigi teeni ka ligimest, eks ole, püüa teda aidata ja olla tema vastu heatahtlik ja kui selle, mis sa hoiad kokku lihasöömise keelust, see raha kasuta hea tegevuseks. Mulle need asjad meeldivad ainult. Mulle väga meeldib ühe minu Norra sõbra ütlemine, et Norras väga paljud kristlased kingivad advendiaja alguses lastele korjanduskarbi ja kõik taskuraha läheb sinna korjanduskarpi. Ja jõuludel minnakse, lüüakse see korjanduskarp kas puruks või võetakse lahti ja viiakse raha lastekodusse või kuskile sellisesse kohta, et see, mida sa oled kokku hoidnud oma enda nii-öelda heade asjade arvelt. Seda mitte ei vitsutata endale sisse või osteta uut mingit seadet, eks ole. Naabril on niikuinii veel uuem ja siis on jälle üks õnnetus ja pettumus, eks ole. Vaid see just nimelt, mida sa ütled. Ja teine asi on see, et kristluses on asi väga lihtne. Jumalat saabki teenida, kui sa teenid ligimest. Jumalat saad armastada, kui sa armastad oma ligimest. Kui sa ütled, et sul on kogu aeg kiire ja pole aega sõbraga rääkida ja oma naisele vaatad ka otsa, kui ta räägib ja mõtled, et räägi, sa ei sega mind, siis tegelikult ei ole siin Jumalaga mingit teenimist, kui sa siis nii-öelda lähed kirikusse ja laulad ühe laulu kaasa ja paned korjandusse oma 5 senti ja lahkud. Et ma arvan, et see Jumala teenimine on tihtipeale väga vale nurga pealt mõistetud asi, et see peab olema mingisugune, ma ei tea, nutumüüri vastu peatagumine või midagi sellist erakordset kirikus teha. See on just nimelt aastaringselt tegelikult. Seda võiksid isegi ateistid, eks ole, kes pole Jumalast mingit märki saanud, võiksid seda järgida. See ju sobib kõigile, ma arvan ka. Välja arvatud ISIS-meestele võib-olla, aga ma tahtsin korraks veel tagasi tulla selle Tallinna jõulukuuse juurde. Jüri Kuuskemaal jäi jutt pooleli või ma päris täpselt ei kuulnud võib-olla seda vastust, mida ma soovisin, et Pealinna lehes Ivo Karlepile vist, kas te rääkisite temaga, andsid talle intervjuu, te olite avastanud ühe dokumendi, milles on kirjas, et maksti muusikantidele, rahad maksid muusikantidele, kes mängisid. Ivo Karlep, nagu tüüpiline ajakirjanik, kui ta ei kirjuta kohe üles, siis ta jääb midagi segamini. Maksti mitte muusikantidele mängimise eest, vaid maksti meestele puu kandmise eest. Nii et, aga igatahes ma ütleksin niimoodi, et meil, kui mustpead vastutasid selle kuuse kandmise eest, me võime arvestada, et väga sarnased kombed olid nii hästi nendest kaupmeeselidest mustpeadel, keda olid Tallinnas, Tartus, Riias ja nendest sõjaväärstatud rütellike mustpeade vahel, kes olid sõjasulased Osilja piiskopil, Liivi ordul Rakveres ja Narvas. Nii et mustpäid oli mujalgi, eks ole, kui Tallinnas, mille Eestis, eks ole, see on unustatud enamasti. Tartus meenutab nende olemasolu kompanii tänav, see on mustpäide kompanii majast see nime saanud. Et need kombed olid ja Läti alal muidugi, eks ole, Riia ja nii edasi, kombed olid väga sarnased, aga ma arvan, et osa need kõige vanemaid dokumente lihtsalt ei ole säilinud või mõnest linnast on, mõnest mitte, näiteks Tartu keskaegne arhiiv on praktiliselt peaaegu täielikult hävinud ja nii edasi. Et selle tõttu on juhuse tõttu on säilinud Tallinna kõige see juhuslikult üks dokument, mille järgi me võime seda öelda, aga ma arvan, et enam-vähem samal ajal tegid seda teised ka. Nii et selle tõttu ma arvan, et meil ei ole võib-olla vaja sellega nii väga, kuidas seda praalida, aga lihtsalt see on fakt, et säilinud dokumentide alusel, mis on ajaloolastele põhjuseks öelda, et kus on kõige vanem teadaolev avalik jõulukuusk maailmas, Tallinna linnas. Riias 1510, olge lahked, Berliinis 1780, Londonis 1840 ja moodide tooniandjas Pariisis alles 1865 esimene avalik jõulukuusk ja sedagi Prantsuse, Pariisis Saksa kogukonna eestvedamisel. Nii et selle tõttu me võime ninapisti tõsta ja öelda, et see on väga tore ja samal ajal meenutada ka meie mitte Jaan Krossi, vaid Lennart Meri raamatut Hõbevalgem, kus on pühendatud särav ja peatükk kuusele kui põhjal elupuule ja siis elupuu kultusele üldse laiemas plaanis maailma ajaloos. Nii et võtke seda lugeda ja siis me võime tunda rõõmu ja
kuuse kõrval on teised, eks ole, kadakas ja mänd, mille oksi mõnikord ka talupoed pistsid oma talutaredes palkide vahele jõuluajal selleks, et seda igihaljust ja looduse taassündi ja uue elu tulekut sümboliseerida. Ja ma lugesin just äsja Hans Laikmaa mälestusi, et tema lapsepõlves Vigalas millalgi 1670 aasta paiku oli niimoodi, et vähestes taludes oli kuusk, aga mõned mõistlikud ja toredad mõisnikud korraldasid kuuse, panid oma mõisasaalis üles, kutsuti, seal olid õunad ja küpsised ja kommid külge riputatud ja siis kutsuti talurahva lapsed, need ütlesid salmi, neile anti, parematele anti siis raamatuid ja lõpuks kuusk lükati ümber ja kooriti paljaks. Ja nii, et jõuluõhtu lõppes kohe siis selle kuuse külge riputatud asjade nii-öelda ärajagamisega, kuuse nülgimisega. Ja. Niisugune oli see, aga muide kirik oli veel kuuse vastu. Veel 1700 aastate alguses mingid Saksa kiriku ringkonnas leiti, et mingit kuuske pole kirikus, see on paganlik komme. Mis asja? Ja kui oli, ja vahepeal anti välja postkaarte, Martin Luther istub ka jõulupaal, see on bluff. Tema ajal temaga kuuske veel ei pruukinud. Miks ma selle küsimuseni juurde tagasi tulin, on Soome tähistab oma 100. aastapäeva, Soome riik, Eesti hakkab kohe tähistama oma 100. järgmine aasta, et eks ole tore mõelda selle peale, et kui Soome on jõuluvana maa, siis Eesti ja Läti ehk siis vana Liivimaa võiksid olla jõulukuuse maa, et miks see küll teile nii palju meeldib? Mina olen Tammsalu, teie olete... Vabandust, härra Praast, mina olen juhuslikult kuuskema. Selle tõttu minu huvi kuuskede vastu on kõrgendatum kui tammede osas. Vabandust. Nii ma saingi aru. Täna on siis, kui see saade eetrisse läheb 21. detsember, toomapäev. Et millised on siis need jõuludeks valmistumise kombed? Nii, sellega oli niimoodi linnades, kõigepealt on hästi dokumenteeritud. Eks ole, lõppes finantsaasta ja algas jõuludeks ettevalmistamine. Suur koristamine ja samuti kõik asjad tuli panna omadele kohtadele, siis laenatud asjad tuli tagastada omanikele, kodanikumaks tuli linnale ära maksta, raad tõmbas finantsaastale joone alla, võeti riiulitest alla maksukannud ja hakati juba veinid ja klaretti tinistama, mida Raeapteek raehäradele saatis. Ja siis saadeti ka konfekte ja konfitüüre ja niisuguse muid maiustusi. Nii, aga kodanikud pealegi hakkasid ka oma kodusid korrastama, puhastama, et oleks välja roogitud kõik mustus ja praht ja koledus ja vaat selle tõttu see levis ka talupoegade hulkas ja see tsükkel. Ja ka siis omandas, ütleksime, kristluseelsete pagandlike kommete sugemed, sest et sel apostel Toomasel on rahvausundis mitmesuguseid nimed. Tahma Toomas, Manala Toomas, Katku Toomas isegi. Nii et ta võib kehastada kõike musta, koledat, hirmsat, mis on vaja välja rookida ja isegi surma, eks ole. Ja siis oli ju nii samuti nagu vastlaajal tehti seda sinast metsikut. Võeti mingisugused paar mingi vana luud ja siis pandi mingi räbaldunud kuub ja katkine kübar ja nii edasi. Tehti siis inimeselaadne selline puuslik ja selle puuslikuga mingi protsessioonile, et ajame kõik selle mustuse paha välja ja siis apostel Toomas kahjuks sai niimoodi kiriku vaasavalt natuke kannatada, et tema nime all tehti see puuslik, kes mõnikord maeti isegi metsa maha ja siis kuna pimedal ajal on ju nii, et inimesed tahavad ennast lõbustada, siis need hilissügise aja need pidustused, mardipäev, kadripäev, need on kõik karnevali sugemetega ja selle tõttu siis toomapäev kujunes selles mõttes ka karnevaliks, et näiteks kujutage ette, eks oled, minu talus valmistati siis see metsik, Toomas, ja tahtsime talle tünga teha, viisime selle, riputasime tema ukse külge. Hommikul, kui nad märkasid, siis olid
ja kõik olid sapinas, et nüüd on need koledused ja mustused tema peresse toimetatud ja et nad hoolitsid, et see saaks kuskile jälle kaugemale viidud. Nii et need olid niisugused vigurdamised ja muide üllatav on ka see, et kuna nüüd ilmselt selle tõttu, et toomapäeval pandi õlu käima ja siis nimetati seda Toomast ka vahutoomaks mõnikord, et seostati teda õllevahuga rohkem kui tema piibelliku rolliga, kuid ma usun, et mõned kainelt mõtlevad inimesed pidasid apostel Toomast lugu täiendavalt, eks ole, väljapool kõiki vigureid, niisuguse ratsionaalse hoiaku pärast, et kui Kristus oli üles tõusnud, siis apostlid ütlesid osa, et Jeesus on üles tõusnud. Toomas ütles, et mina seda ei usu, enne kui ma pole saanud oma sõrmega katsuda tema haavasid, eks ole. Nii et see näitab niisugust talupoeglikku terve mõistuse olemasolu ja selle tõttu nimetatakse teda ka uskmatuks Toomaks. Ja samas oli tema see, et kui Jeesus siis tuli, siis langes ta põlvili maha ja ütles minu issand ja minu jumal. Et ta ei olnud selline keskmine Eesti mees, kes ei usu enne, kui on saanud näpuga katsuda, vähemalt ta ütleb nii, aga siis, kui saa näpuga katsuda, siis ütleb, et see ei ole ikka ka päris see. Ehk siis põõningult imelikke hääli kuuldes jookseb tema kindlasti keldrisse, et veenduda, et neid hääli siiski ei ole olnud. Aga jõuludega on veel, küll oleks tore, kui inimesed jagaksid neid asju. Ma kuulen siin oma naabri kõnelemisi ja need on hästi põnevad ja rikastavad. Me peaksime oma minevikust ühtest teadma rohkem võib-olla, kui me teame. Kui ma lähen lasteaedadesse ja küsin, et kelle sünnipäev on jõulud ja ma saan vastuseks, et jõuluvana sünnipäev. Ja kui ma siis küsin, et vaatan siis kasvatajatele otsa ja vaatan lastele otsa ja ei oska nagu midagi enam öeldagi. Ja kui ma siis küsin, et laste käest, et kas teie ka niisugused ohmud olete, et kui teil on sünnipäev, panete koti täis ja hakkate teistele vedama, siis esireast üks poiss mulle karjus kohe, et ega tema küll nii loll ei ole. Et tema ikka ootab, et talle tuuakse. Nii et me suudaksime kuidagi sinna Betlemme ka välja jõuda, et me suudaksime nendele juurtele välja jõuda, mis on meie vanematele, vanavanematele olnud olulised, et me teaksime seda jõululugu vähemalt, nii nagu me peame teadma ka seda, mis on olnud enne seda, et need lood, et me taipaksime, kust me oleme tulnud, mida me oleme uskunud, millesse me oleme kiindunud olnud, mis on meie jaoks olnud olulised ja võib-olla siis muutub meie maailm palju, mitte ainult palju rikkamaks, vaid palju ilusamaks, palju värvilisemaks. Ja meil ei ole mõtet endast kogu aeg sellist ülipaganlikku muljet teha, siis peaks ka nendest asjadest rohkem teadma. Et muidu juhtubki nii, et me oleme taarausulised, aga ei tea asjadest, mis on taarausuga seotud või õigemini selle vana Eesti muinasusundiga mitte mõhkugi, aga kiitlema asjadega. Aga kui te lubate, ma pöörduksin jõuluvana juurde, jõuluvana sünnipäev. Vaadake, katoliiklastel on, eks ole, Püha Nikolaus Müürast imetegija. Nendel kreeka katoliiklastel ehk venelastel ka, eks ole. Tema päev on 6. detsember ja tema päeval oli niisugune komme tema päeva eel, et vanemad ütlesid lastele, sa oled olnud hea poiss. Pane oma puukingad ukse taha. Võib-olla öösel tuleb Santa Claus, toob sulle midagi. Ja tüdrukule riputama sukka minnasse. Nikolaus. Ja lühendist see Klaus või hollandlastel Klaas, eks ole. Ja siis oligi tihti peale niimoodi, et olidki kingitused Nikolapäeva hommikul ja see on seotud ühe niisuguse pärimusega, mis on kujutatud meie Niguliste kiriku peaaltarile aastast 1481. Seal on üks stseen, kus seisab Nikolaus, veel erariietes, mitte piskopirüüs. Tema ees põlvitab üks mees, teda tänulikult, et tagavoodi juures seisavad 3 noorikut, kukrud käes. Ja legend on ju niisugune, eks ole, mis on pannud aluse sellele kohutavale kommertsialiseerumisele jõulukingitusele, mis viib välja isegi nõukogude näärivanani, eks ole. Et Nikolaus oli rikaste vanemate laps, vanemad surid, tal ei üsna palju vara. Aga tema naabrimees oli üks vanem mees, 3 tütart. Aga tal ei olnud raha, et anda kaasavaraks oma tütardele. Ta mõtles, et ennast ära eleta, paneb nad bordelli. Las teenivad talle siis
häbiväärselt niimoodi, talle vanakesele raha. Aga Nikolas sai seda teada ja tal hakkas neist tüdrukust kahju. Ja ühel öösel läks ta sellest majast mööda ja viskas aknast sisse ühe kukru kullaga või rahaga. Vanamees leedis, sai vihjast aru, kuulutati välja vanema tütrel on saadaval, leidus ka peigmees, kuna kaasavara ka oli, tehti pulmad korras. Kui need pulmad olid ära peetud, siis ühel ööl viskas Nikolas teise kult rahakoti sisse. Teine tütar pandi mehele. Aga pärast seda mõtles, et see mees, kes on see tundmatu heategija, jäi valvele. Ja kui siis see kolmas kukkur sisse kukkus, siis mees jooksis välja, nägi, eemaldas sealt tutist kinni. Sina oled Nikolas, minu naabrimees. See ütles, vaata, et sa välja ei reeda, jäägu see meie vahele. Ja nii sellest episoodist, mis on ju ilus folkloor, nii nagu Nikolas isegi ei ole ajalooliselt tõestatud isik, vaid on müütiline, eks ole, Müüra piiskop, kelle säilmed praegu paiknevad küll Baaris Itaalias, andis tõuke, et hakati Nigulapäeva kingitusi tegema. Ja kui oli reformatsioon, siis pühakute kultus, eks ole, protestantidel ja luterlikus kirikus kaotati, kuid lapsed olid harjunud saama kingitusi ja vanemad olid harjunud tegema kingitusi. See oli üks nii ilus komme ja selle tõttu muudeti selle kombe tähtaega ja viidi see jõululaupäeva peale üle. Ja, eks ole? Karjakeskus on ka see stseen väga ilusasti näha kõik need kolm seal akende peal. Just. Nii et see on niisugune selle praeguse jaanipäevast algava jõuluturu eelkäija või tõukeende. Aga sellega on jämedalt liialdatud. Tihtipeale need asjad, mis on alanud hästi, lõppevad üsna õudselt. Millised on Luteriusu kiriku kombed selleks, et valmistuda jõuludeks? Me teame näiteks, et Tallinna linnapea peab Raekoja aknast jõulurahu välja kuulutama jõululaupäeval, aga kirik valmistub kuidas ette? Usklikud valmistuvad? Me püüame teha seda, millest me ka väga palju räägime, et advendiaeg jäägu advendiajaks, jäägu rahulikuks ajaks, järele mõtlemise ajaks, meele parandamise ajaks, sest Dalai Lama on öelnud, et meeltega on nii nagu langevarjuga, töötab kõige paremini, kui ta on avatud. Ja kui meeled on risu täis, igasugust sodi täis, siis advendiaeg on päris hea aeg sellega tegeleda, et võib-olla vähem lasta endasse sisse veel lisa igasugust jama ja püüda neid meeli puhastada. Selleks on mitmed erinevad versioone olemas. Rahvast käib väga palju kirikus advendi ajal, et see kuidagi on nagu peale surnute mälestuspüha, mis on viimane kiriku aasta pühapäev, peale seda hakkab väga palju rahvast käima. Ja küllap need inimesed seal siis ka leiavad seda, sellepärast, et iga järgmine aasta on neid inimesi jälle väga palju, et ei ole pettunuid. Nii et me püüame hoida sellist tasakaalu ja võib-olla eelkõige sellist rahulikku aega selles advendi ajas ja püüame tõesti õigel ajal hakata siis selle peo poolega pihta, et 25. või 24. õhtul siis on tõesti vaja, sel aastal on meil lausa 4 teenistust, kuna 4. advent langeb ju ka sellele pühapäevale. 4 teenistust Jaani kirikul? Jah, ainult ühes kirikus 4 teenistust, eks ole, aga kõik kaarlid, pühavaimud ja kõik sinna peale selle püüame rahva ära mahutada ilusti ja legend sellest, et Jaani kirikusse ei mahu ära, on tõesti linna legend. Me oleme ühe teenistuse juurde teinud siin paar aastat tagasi ja kella 8 teenistusel saab isegi istuma, et ei ole seal mingit probleemi. Ja et need on tunnised teenistused, et me püüame õigel ajal neid jõululaule laulda ja enne seda mitte ja tihtipeale ma ka kontserdikavadest vaatan, mis tulevad seal juba novembri lõpus, tahetakse jõulukontsert, võtke see jõul sealt eest maha, et no see on vara veel, nagu öeldi Tootsile kunagi ja tema sai asjast aru. Kas kommertsialiseerumist, jõulude kommertsialiseerumist saab kuidagi, no mitte tõkestada nagu meie demokraatlikus ühiskonnas ei saa, aga kuidagi inimestele selgitada või kaupmeestele selgitada? Seda saab ainult tõesti sellise meele lahutamise ja lohutamisega, eks ole, et ärge alluge selle, ärge muutke seda asiotaažiks, ärge minge närvi ja hüsteeriasse nende jõulukinkide hankimise ja kõige sellega arvestage, et see on
esiteks rahulik kodune püha ja millal soovitan minna ka kirikusse, eks ole. Ja sellise häälestusega on lugu teisem, aga see võtab ilmselt aega, nii nagu meil on ühiskonnas autoreligioon, osa isikuid hinnatakse mitte selle järgi, milline ta on isiksus, vaid milline auto tal. Omalt poolt lõpetuseks üks meenutus, kui ma Brüsseli eestlastele käin jumalateenistusi pidamas, siis üks koht, kuhu ma väga sageli sisse astun, on kunstimuuseum ja Brügeli tuba. Ja seal Brügeli toas Brügeli vanema 2 maali, ühesugused maalid, mis kõnelevad siis Betlemmast ja Jeesuse ja tema maisisa Joosep ja Maaria Betlemma jõudmisest. Ja ma tihtipeale istun seal väga pikalt, sest see on niivõrd kõnekas, mida Brügeli vanem on teinud selle jõulustseeni kirjeldamisega. See on üks Madalmaade küla tegelikult, mida ta on maalinud. Seal on jää veekogude peal, see on tõeline jõuluaeg Madalmaadel või siis Eestimaal. Ja seal inimesed tegelevad ei tea millega, üks peksab oma naist parasjagu ja teised ajavad mingit äri ja kolmandid joovad kuskil nurga taga ja nii edasi. Ja maailmas poleks nagu mitte midagi muutunud ja siis see sinise mantliga ja toogaga Maaria seal Jeesli seljas, Joosep eesli ees, vahelikku pidi eesel järgi, nad lähevad nende inimeste vahelt läbi ja mitte ühegi inimese pilk ei vaata nende peale, nad on nagu täiesti tühi koht. Ja ma olen ikka jälle mõelnud, et küll oleks hea, kui me ennast nii ära ei väsitaks 24. 5. detsembriks selle mõllamisega, selle kaupade ostmisega, selle närveldamisega, selle jõulude tegemisega. Jõulud on ammu meile tehtud, kui me mõtleme seda Kristuse sündi. Et meil oleks nii palju hoidu, et me vaataksime õigete asjade peale. Kelle jaoks siis mis asjad need õiged on? Aga et see sinise mantliga naine, see meil ka vilksataks korrakski silme eest läbi ja me mõtleksime, mis seal tegelikult sündis, kui sellesse maailma sünnib keegi, kelle jaoks ei ole üheski majas ruumi ja kes ütleb, mina elan ja teiegi peate elama, kes annab meile hingamist. Ja mina küll omalt poolt soovin teile kõigile, et meil oleks südant ja pilku vaadata õigele poole ja mitte ennast liiga ära väsitada, kui õige päev käes on. Ja mina ütleksin, et alustades uut aastaringi, mis on ka ju füüsiline nähtus, eks ole, kuna päike käib kõrgemalt, siis ikkagi on vaja tõesti mõelda sellele, et kuidas saan mina elada uuel aastal ja toimetada, et see uus aasta tuleks tõesti parem, kui oli eelmine, või et uuel aastal oleks midagi niisugust, millest võiks tunda rohkem rõõmu. Ja siis on minu meelest kasulik mõelda sellele põhimõttele. Kui ta tahad maailma parandada, siis alusta seda iseendast. Aitäh, Jaan Tammsalu, aitäh, Jüri Kuuskamaa, et tulite Horisondi saatesse meile rääkima jõuludest, mis kohe paistavad meie silmapiiri tagant. Te vaatasite saadet Horisont. Järgmine saade on eetris taas neljapäeval nädala pärast kell 19.05. Senist teile kõike head ja nägemiseni.